Tere! Täna räägime sellest, kuidas lõppes Vene tsaaririik ja mis juhtus 1905. aasta revolutsiooni ajal. 20. sajandi alguses oli Venemaa suur ja võimas riik, mis ulatus Läänemerest kuni Vaikse ookeanini. Kuid elu selles riigis ei olnud kõigile kerge. Venemaad valitses tsaar piiramatu võimuga. Seda nimetatakse isevalitsuseks. See tähendab, et ainult tsaar otsustas kõike. Riigis puudus parlament ehk valitud rahvaesindus ja puudus ka põhiseadus. Tsaar oli korraga nii seaduste tegija kui ka kõige kõrgem valitseja. Tavalisel rahval, nagu töölistel ja talupoegadel, ei olnud mingit õigust riigi juhtimises kaasa rääkida. Rahvas soovis muutusi, vabadust ja õigust paremale elule, kuid tsaar ei tahtnud midagi muuta. Miks olid inimesed nii rahulolematud? Tehastes töötavatel inimestel ehk töölistel olid väga pikad tööpäevad ja rasked tingimused, kuid palk oli pisike. Nad elasid vaesuses. Talupoegadel ei olnud piisavalt maad, et oma perekonda ära toita. Lisaks oli riigis range tsensuur. Tsensuur tähendab seda, et riik kontrollib kõike, mida ajalehtedes kirjutatakse või raamatutes trükitakse. Vabalt rääkida ei tohtinud. Kui töölised tahtsid paremat palka ja lühemat tööpäeva, korraldasid nad streike. Streik on see, kui töölised lõpetavad protestiks töö tegemise ja nõuavad paremaid tingimusi. Samuti olid mures vähemusrahvused, sealhulgas eestlased, sest vene keelt sunniti peale nii koolides kui ka ametiasutustes. Karikas sai täis 1905. aasta alguses. 9. jaanuaril läksid tuhanded rahumeelsed töölised Peterburis tsaari palee ette, lootes, et nende hääl jõuab lõpuks valitsejani. Nad viisid tsaarile kirja ehk palvekirja, milles paluti paremaid elutingimusi, õiglasemat kohtlemist ja rohkem vabadust. Inimesed uskusid siiralt, et tsaar on õiglane valitseja, kes ei lase oma rahval kannatada. Ent sündmused võtsid ootamatu ja traagilise pöörde. Sõdurid avasid rahumeelse rahva pihta tule, mis põhjustas kaose ja paanika. Paljud said surma või vigastada. Seda kurba päeva hakati kutsuma veriseks pühapäevaks. Juhtunu purustas inimeste senise usu tsaarisse ja näitas, kui kaugel oli valitsus rahva tegelikest muredest. Verine pühapäev oli nagu tikk püssi rohukeldris. See käivitas suure revolutsioonilaine üle kogu Vene impeeriumi. Rahutused ja muutuste nõudmised jõudsid ka Eestisse, kus inimesed hakkasid üha julgemalt otsima õiglust ja paremat tulevikku. Sõda ja streegid halvasid kogu riigi. Tsaar Nikolai II oli sunnitud järele andma. 17. oktoobril 1905 kirjutas ta alla tähtsale dokumendile, mida nimetatakse 17. oktoobri manifestiks. Manifest on valitseja ametlik teadaanne rahvale. Manifestiga lubati rahvale kodanikuõigused, sõnavabadus, koosolekute vabadus ja õigus luua erakondi. Samuti lubati kokku kutsuda Riigiduuma ehk Venemaa parlament. Inimesed olid rõõmsad ja seda aega nimetati vabaduspäevadeks. Eestis hakati looma esimesi poliitilisi erakondi ja nõuti rohkem õigusi eestlastele ja eestikeelsele haridusele. Kuid rahu ei kestnud kaua. Kuigi manifest lubas teatud õigusi ja muutusi, tundsid paljud inimesed, et sellest ei piisa. Ootus parema elu järele oli kasvanud suureks ning pettumus valitsuse poolikute lubaduste suhtes süvenes. 1905. aasta lõpus muutus olukord Eestis eriti pingeliseks.
Tööliste ja talupoegade rühmad hakkasid liikuma mööda maad, otsides võimalust oma rahulolematust väljendada. Nende sihtmärkideks said Balti-Saksa mõisnike mõisad, mis sümboliseerisid ebavõrdsust ja vana võimukorda. Lühikese ajaga rüüstati ja põletati üle 160 mõisa, mis näitas, kui laialdane ja tõsine rahulolematus oli. Valitsus reageeris sellele väga karmilt. Eestisse saadeti sõjaväelised karistussalgad, kelle ülesandeks oli rahutused kiiresti ja jõuliselt lõpetada. Karistussalgad surusid vastuhaku maha rangete meetoditega. Paljud inimesed said karistada ilma kohtuotsuseta, sageli pelgalt kahtluse või kuulujuttude põhjal. Vabadused, mis olid hetkeks lootust andnud, võeti taas ära ning ühiskonda valitses mitmeid hirm ja Balti-Saksa mõisaid. 1905. aasta revolutsioon suruti maha, kuid see ei lahendanud riigi suuri probleeme. Kui 1914. aastal algas Esimene maailmasõda, muutus elu Venemaal veelgi hullemaks. Maal valitses näljahäda, sõjas hukkus palju sõdureid ja rahvas oli meeleheitel. 1906. aasta märtsis toimus uus revolutsioon. Tsaar Nikolai II oli sunnitud troonist loobuma. See tähendas Vene tsaaririigi lõppu. Hiljem haarati võim kommunistide poolt ning tsaar ja tema pere tapeti aastal 1918. 1905. aasta sündmused näitasid aga, et rahvas oli valmis oma õiguste eest võitlema. Tänu sellele algas teekond, mis viis hiljem Eesti iseseisvumiseni. Aitäh vaatamast!